Töönädala viimastel päevadel Valgamaad külastanud vabariigi president Kersti Kaljulaid jõudis neljapäeva õhtul Otepääle, kus Tehvandi hüppetorni jalamil olid teda tervitamas Tehvandi spordikeskuse juhid Jaak Mae ja Kristjan Karis. Päikeseloojanguaegne Otepää maastik pakkus 90 meetri kõrguselt silmale puhkust ja pisut kõhedust, millele lisasid vürtsi kahe noore suusahüppaja näidishüpped. See poiss on? See poiss on 17 tegelikult, aga õlle võtab oluliselt noore. Käivad väiksed selle spordialale. Tema oli nüüd ka lahti MM-il, et oli Suurel Mäel ja esimesena 51. Martin Nõmme või? Pärast hüppetorni külastust suundus riigipea Tehvandi staadioni hoonesse, kus Otepää kandi turismiettevõtjad tutvustasid oma tegemisi ja tulevikuplaane. Millised on muljed esimesest visiidipäevast Valgamaale ja siia Otepääle? Ma olen näinud tublisid ja töökaid inimesi, kelle juured on kõvasti maaküljes kinni. Olen näinud tootjaid, olen näinud teenusepakkujaid, aga see iseloomustab neid kõiki, et nad on selle kandi patrioodid, Lõuna-Eesti patrioodid. Millisena näete üldse Lõuna-Eesti selliseid arenguväljavaateid? Lõuna-Eestil kahtlemata on turismipiirkonnana hea väljavaade toimida. Ma arvan, et just seesama raudtee areng, kui meil ükskord on Rail Baltic, kui Riiast saab siia kiiresti rongiga ka Tartu suunas liikuda, see kindlasti muudab selle piirkonna kättesaadavamaks Kesk-Euroopa ülerahvastatud piirkondade elanikele, kes väga hea meelega ostaksid rahu ja vaikust. Samas teades, mis toimub näiteks Saksamaa jõgede ääres kämpingutes, mis on võrreldes meie Lõuna-Eestiga ikkagi väga koledad kohad, siis potentsiaali on kõvasti.